seal olid mingid piirangud, ma sain mingi traadiga, see töötab küll. Ei, see ilmselt, jah. Ja, või. Ja või. Aga ma hakkan kohe ise pihta. Ja. Vaatame, kas me saame. Ei ole. Siis keegi ei pahanda. See on minu võtt. Ma ei tea, kas see toimib ka või? Üks. Üks. Ainult neti või? Siin tava pean või? Ahah, okei, aga siia peab ikka rääkima või? Oleks kasulik, selge. Nii, kallid külalised, kolleegid, raadioamatöörid ja teletorni rahvas, Levire rahvas. Et rõõm tervitada teid siis järjekordsel ja arvult juba 21. Eesti Raadioamatööride Ühingu talvepäeval. Enne kui me läheksime talvepäeva programmi juurde ja veel väikeste protseduuride juurde, on tavaks meil olnud meie vahepealsete kogunemiste perioodi vahel kahjuks meie hulgast lahkunud amatööre mälestada. Ja nii kurb kui see ka ei ole, neid on siin päris pikk nimekiri, alates siis meie suvisest kokkutulekust. Ja ma loeksin siis need härrad ette. Juuli lõpus, 30. juulil lahkus meie seast kõrges 93-aastases vanuses Jüri, ES5 Charlie X-Ray. Augusti alguses Rein, ES3 Alfa Charlie Victor. Septembris Ats, ES6 Papa X-Ray Alfa.
Siis oktoobris lahkus Juri ES4 JY. Novembris lahkus Kalju vanameister ES1 RLX. Detsembris kahjuks Anton ES1 või ES3 Charlie. Ja ka jaanuaris on lahkujaid olnud. Ismar 13 jaanuar ES5 Charlie Sagari. Ja siis üsna hiljuti meie tõeliselt suur korüfee, hea kolleeg Arvo ES1 Charlie Whisky 85. eluaastal, keda me siis ära saatsime nüüd selle nädala neljapäeval. Paluks nende mälestuseks väike leinaseisak. Aitäh! Ja siinkohal tahaks ka edasi anda Arvo lähedaste Laine ja Eve tänusõnad kõigile neile, kes Arvot tulid tema viimsel teekonnal neljapäeval saatma. Neid oli päris arvukalt meie kolleege, nii et raadioamatörism oli kogu Arvo elu ja kõigile selle eest teile suur tänu. Aga lähme natukene rõõmsama asja juurde ja enne kui me nüüd natuke põgusalt vaatame päevakava, siis on mul siin üks väike meeldiv ülesanne. Et nimelt mul on siin ülemöödunud aasta osas jäi nagu vahele sellise asja väljakuulutamine, aga kuna meil möödunud aasta oli ühtlasi Eesti Vabariigi juubeliaasta ja teadupärast meil oli siin üks väga tõsine aktsioon plaanis, siis Eesti Raadioamatööride Ühing kuulutab välja aasta tegijad ja need on 2 tükki, 2 meest, väärikat amatööri ja siin on kirjas niimoodi. Eesti Vabariigi 100. juubelil ES100 veebikeskkonna loomine, auhindade, diplomite kujundamine, saatmine, üliedukas rahvusvaheline PR-tegevus ja kommunikatsioon. Ja aasta tegijad on Aadu Adok ES1TU ja Villi Vilepilli ES3VI. Uraa! Aadut ma ei näinud, aga Villi on olemas. Ma ei tea, kas me mis Aadu sellega praegu vist keegi näeb Aadut või? Äkki Igor, sa näed, annan sulle pärast. Ahah, okei. Aga nüüd, kui programmi juurde minna, siis tänases programmis on meil mitmeid huvitavaid ettekandeid ja kõigepealt me saame mäluvärskenduse sellest kohast, kus me oleme, ehk siis teletornist, kuidas ta siia tekkis ja mis siin täna leida võib, sellest räägib meile kohe Jüri. Järgmine ettekanne tutvustab meile siis Levira saatekeskust ja selle tänast päeva, pärast me saame seda ka ise oma silmaga näha lõunapausi ajal. Ja 2 kuuma ettekannet põhjalikku siis veel ennelõunases plokis. Üks neist on siis FT8 tööliigi põhjal ja saame ka praktiliselt vaadata, kuidas see asi kõik toimib. Nii et Arvo S1J on meile seda lubanud siin demonstreerida, ta on seal see setup laua peal ka püsti, nii et vaatame, kuidas meil siis õnnestub seda siin ekraani peal näidata ja kogu seda remote asja ka. Ja teine ongi siis meie remote ehk siis amatöörjaama kaugjuhtimine. Nii et see on siis see ennelõunase ploki vaade. Ma vaatan, kas ma seda siin kuidagi keri natuke allapoole, jah. Edasi siis on kella 1 on lõuna, me sõidame üles restorani korrusele ja jagame nüüd ennast gruppideks. Ma ei tea nüüd see plaan, kuidas pidi see meil on. Plaan on, et äkki saame 8, aga olge täiesti vabad, kui gruppe tuleb rohkem 3-4, siis ja. Igal juhul leiame kõigile tee. Oluline on see, et osad inimesed alustavad lõunapausi siit kohe
ekskursiooniga või tornituuriga ja osad saavad sööma minna 22. korrusele restorani. Söömise juures on siis niimoodi, minule teadaolevalt on kaetud niisugune nagu bufee, et seal see bufee pilet, mingi praegune minu teadmine oli see, et maksab 8 raha ja sellest on seal supp ja praad võimalik valida ja vesi ja nii edasi, kui võtate sealt paarist nii-öelda väikse õlle või veel midagi kosutavat või karastavat, siis see tuleb natukene nagu nii-öelda lisaks ja juurde. Ja edasi peale lõunat on siis meil olemas ettekanne VRTC kohta, siis baasettekanne on Mindiselt LY4L-id, keda küll kohal ei ole, aga ta meilt ettekande saatis ja kogu asja siis, kuidas see asi seal välja nägi ja ka meie vaatevinklist siis liitub meiega Toivo S2RR, nii-öelda meie tiimi liige ja siis räägib siis sellest VRTC asjast Saksamaal möödunud suvel. Ja päeva lõpetab siis ultralühilaine välipäeva väike nii-öelda vaade ja arutelu, et ma väga loodaks, et ultralühilaine mehed siis võiksid ikkagi päeva lõpuni jääda ja saaksime ühiselt natukene nõu ja jõuga arutada, kuidas selle teemaga edasi minna. Et selline ülevaade siis meie päevakavast ja nüüd ma annaksingi siis sõna Jürile. Jüri tutvustab iseennast, et kes sa siin täpselt oled. Ja siis vaatame, kuidas see torn siia tekkis ja mis see torn siis täna kujutab. Ole hea. Võta see siis oma nime. Ja, ma võtan siis. Tere hommikust kõigile, armas rahvas. Minu nimi on Jüri Kriisemann. Mitmeid teie hulgast ma tunnen varasematest eludest ka, aga olgu siis öeldud, et olen teletorni juhataja. 1,5 aastat sügisel 2017 ma siia saabusin. Ja nüüd ma siin teie ees olen ja varasem taust on siis telekommunikatsioon hästi pikalt, vahepeal ka satelliitsidet ja serveri majutust müünud ja nüüd siis teletornis paigas. Ja mida ma teile täna tahan rääkida tõesti sellest, et kuidas see teletorn siia sai, ma usun, et ma ei pea teile hakkama ütlema, see sündmus, mille tõttu Eestil on teletorn, on olümpiamängud Moskvas ja purjeregatt Tallinnas ja selle puhul võib siis öelda, nii palju kui ma olen nüüd lugenud ajaloolisi mälestusi ka, et Tallinna toonane linnavalitsus oli hästi edumeelne ja midagi ei ole teha, nad keerasid selle olümpiaprojekti enda kasuks selliselt, et tänu olümpiamängudele meil on maanteede mõttes või tänavate mõttes Narva maantee ja Pirita tee, objektide mõttes meil on lennujaam, olümpiahotell, peapostkontor, linnahall, mis praegu on küll suletud, aga mul on esmaspäeval kohtumine linnavalitsuse esindajatega, kes ikkagi seda halli tahavad taastada, Pirita purjespordikeskus, mis hiljuti vahetas omanikku ja teletorn. Ja teletorn võib-olla on erakordne selles reas selle poolest, et teletornile ju Bruno Saul ajas välja Moskvast otse varustusliini ja Eesti eelarvest teda ei ehitatudki. Nüüd, mille poolest see teletorn siis on eriline? Ta on kahes mõttes eriline, mina julgen öelda. Tehnikaülikooli inimestega, kellega ma olen suhelnud, nad ütlevad, et punkt 1, siin on meie betooni ajalugu ja punkt 2, siin on meie side ajalugu. Et ta on kahest aspektist oluline. David Basilatse ja Juri Siinis selle torni projekteerisid, kogu kaal, sellel on 20 000 tonni betooni ja tal on siis 3 osa. Seda on nüüd küll kurb öelda, aga mida väliselt teletorn meenutab teile? Kuidas teda ehitati? Sarnane objekt ehituslikult. Mis võiks olla? Sidemeestele on seda muidugi kurb kuulda, aga tegelikult on ta korsten. Teda on niimoodi samamoodi ehitatud nagu korstent ja siin on juures veel siis ka 3 osast vundament, betoontüvi ja antenni osa ja antenni siis selle betoontüve tipu ümber on 35 meetrise diameetriga selline ring sõrmus, mis siis all kokku keevitati ja osavalt üles hiivati. Niimoodi on ta ehitatud väga innovatiivne, nagu ma ütlesin, et see
betooni osa on ka omas ajas väga innovaatiline ja siin ma toon ka välja 3 argumenti, ehk esimene oli siis see, et teletorni ehitusel kasutati sellist liugvormi meetodit, 2,5 meetri kõrgused rakised pandi siis paika, pandi armatuur sisse ja valati betoon peale ja niimoodi liigutigi siis üles 190 meetri kõrgusele. Üks asi veel, mis on nüüd Tallinna tornil erinev võrreldes kõigide teiste samasuguste korstendega, siis jutumärkides loomulikult, on see, et Tehnikaülikoolis on professor Werner Kikas, kes ütles, et kuulge, paneme juurde sellele betoonile Portland Cement M400. Noh, teie teate oma signaale kutsungeid täpselt, mina võin öelda, et see torni ehitamisel on kasutatud Portland tsementi, aga Werner Kikase soovitusel lisati sellesse tsementi põlevkivituhka, tänu millele see meie torni sein on siis, kuidas ma siis ütlen, et ta on ära täitnud, see põlevkivituhk täidab ära need augud, mis betooni kuivamisel tekib ja see betoon ise on justkui paindlikum. Ehk mitte pehmem, aga paindlikum. Ja 3. asi, mida ma sain teada alles eelmisel suvel, siia torni, see betooni sisse on pandud ka sellised andurid, mille kaudu, tänu millele saab siis mõõta, mis seisukorras meie torn on. Ja Hindrek Virkus, selline härrasmees, saabus minu juurde, ütles, et Jüri, siin tornis peavad olema ühed andurid. Mina ütlesin, ausõna, mina ei tea, millised need peavad välja nägema, teie teate, lähme vaatame, kus nad on. Ja me leidsime 13. korruselt, nii et täna, kui kellelgi tahtmist ja aega on, ma näitan teile, mismoodi need andurid välja näevad. Nad näevad välja nagu sellised metallribad, millele pannakse siis mõõtja külge ja öeldakse, et palun väga, see torn ja see betoon kestab veel. Mis te arvate, torni eluiga on kui pikk? Kui palju? 190, nad ütlevad isegi rohkem, 300. Nad ütlevad 300 külmumistsüklit, nii et seesama Hindrek Virkus ütles, et kui 300 aastat oled ära olnud, siis pead väikse sanitaarremondi tegema, aga muidu kestab hästi selle ajani. Nii et võt, need on siis sellised ehituslikud innovatsioonid. Alates 91. aastast, seda te teate ka, hea kamraad ja kolleeg Aadu Jõgias on siin, kellega me seda tähistame igal aastal, on siis alates 91. aastast on teletorn iseseisvuse sümboliks saanud ja me tähistame seda 20. augustil vääriliselt iga kord. Nüüd 2004 juhtus Moskvas Ostankinos suur tulekahju. Läksid põlema liftide trossid, mis olid puhastamata, õli, mis seal peal oli, süttis ja pärast seda hakkasid päästeametid üle terve maailma tähelepanelikult jälgima, mis toimub tornides. Ja see, mis nad meie tornist leidsid, lõppes sellega, et 2007 teletorn suleti. Külastajatele Levira, kelle ettekanne nüüd tuleb kohe pärast mind, Levira oma tegemistega sai jätkata, aga turistidele pandi see torn kinni ja ta oli kinni 5 aastat. 2012, 1. aprillil avasime teletorni uuesti põhjalikuma kontseptsiooniga turistidele ja alates siis sellest ajast võib öelda, käib meie juures 150 000 inimest aastas. Eelmisel aastal veidi rohkem, isegi 157. Esimestel aastatel oli see osakaal turistide kasuks, kes olid välismaalt tulnud 60-40. Eelmisel aastal võib öelda, et tänu restorani taasavamisele ja tänu sellele nõuka näitusele, ajareisile banaane ei ole, saime me 60% kohaliku inimeste 40% turisti kätte. Ja me oleme ka 2013. aastast rahvusvahelise mõõtu andnud enda tegevusele, mis tähendab seda, et me oleme maailma kõrgete tornide föderatsiooni liige. Ei Läti ega Leedu tornid sinna föderatsiooni ei kuulu, me oleme Baltikumist ainsad ja lähim naaber siis või sõprustorn meil on Ostankino Moskvas, kellega me seal koos oleme. Ja unikaalsetest asjadest veel, ma olen lõpule lähenemas, et anda mikrofon üle, on siis see, et mille poolest Tallinna teletorn on ainulaadne, on siis see, et tõesti Leedu torn on, kui ma nüüd ei eksi, siis 11 meetrit kõrgem antenni osas kui meie torn. Ja nendel on restoran 21. korrusel, saatejaam 22. korrusel, siis meil on avatud Põhja-Euroopa kõige kõrgem avatud rõdu, kust inimesed saavad siis välja minna ja vaadata värskes õhus Tallinna vaateid praktiliselt
360 kraadiga. Base-hüppajad, need on siis need hullud, kes hüppavad alla tornidest, antennidelt, kaljudelt, ehitistelt ja kuna jälle Tallinna teletorni unikaalsus seisneb selles, et meie ei asu kesklinnas. Me asume looduslikult kaunis rohelises kohas ja meie torni ümber on koht, kus maanduda sellistel hüppajatel. Ja ametlikult ongi selliseid torne, ütleme siin meie tsoonis, no ma nüüd teen selle tsooni ikka, vabandust, väga suureks. Malaisias Kuala Lumpuris on järgmine torn, kus on samasugune ma räägin ikka nagu föderatsiooni liige siin, kuhu me kuulume. Ehk et Tallinna torn ja Malaisia Kuala Lumpuri torn on siis need kaks torni, kus tõesti võib seaduslikult ja legaalselt alla hüpata, sest on koht, kuhu maanduda. No, kohe näitan teile seda filmi ka, millega need mehed tegelevad ja kaks asja nimetan veel ära. Servakõnd 170 meetri kõrgusel, 175 meetri kõrgusel pannakse teile siis traksid külge ja te saate kõndida ümber teletorni serva, kõlgutada jalgu sealt serva pealt ja vaadata, kui kaunis see Eestimaa on. Ja kolmas tegevus, mida meil siin ka nüüd aprilli alguses tuleb jälle, meil on trepijooks. Meil on 1050 trepiastet on teletornil ja jooksu jaoks oleme neist avanud 870. See on siis läbi, võib öelda, 22. korrusele. Mina tunnistan, et esimene kord, kui ma otsustasin, et olen nüüd siis teletorni juhataja, käin ka selle maa läbi. Et vaatan, kaua selleks aega kulub. Minul kulus selleks aega 22 minutit. Selle 870 trepiastme läbimiseks, kus juures 6 nendest minutitest ma lihtsalt lõõtsutasin ja mõtlesin, et oli küll loll küll. Rekord on Rauno Tiitsu käes, kes on päästeametnik ja 4 minutit ja 35 kulub Raunol. Ma tunnistan, et ma olen nüüd trenni teinud ja ma lähen ka 14 minutiga lähen üles. Selles mõttes, aga mitte 4 minutiga. Selleni mul on veel aega ja et teil oleks nagu selline natukene närvikõdi ka siia otsa, ma panen ühe filmi sellest, kuidas need base jumperid meil siis hüppavad. Väikse katkendi, lasen teile sellest ka. Ärge seda kodus järgi tehke, ma ütlen teile. Siin läks nüüd aia taha. Üks hüppe läks aia taha. See on üks Läti sõber. Et siin jah, esimesel aastal, kui nad hüppasid, siis siin meil on ju, ma ütlesin küll, et avatud väljak või muruväljak, aga elumajad on ümber ringi ja üks proua mõnusalt päevitas oma aias, kui üks langevarjur lendas tema aeda. Ja nad on sõbrad siiamaani. Et igal juhul, jah, mõlemad jäid elama. Nii. Ja oma sellise lühikese kokkuvõtte ma räägin teile siis lõunapausi ajal pikemalt. Ma tahan teile rääkida sellest Dolores Hoffmanni vitraažist. Ma alustan sellega, ühe grupiga siis alustan sellega ja teisega lõpetan. Et see on originaal vitraaž ja see keskmine osa, see kollane osa 3 plokist, see valmis olümpiaks. Need punane, sinine ja roheline, need tehti hiljem ja see vitraaž oli algselt seal esiküljel, kus te sisse tulite, kus need kassade pool oli. Ja me tõstsime selle nüüd ringi ja proua Dolores käis mul detsembri alguses rääkimas täpselt läbi, nii et kellel jaksu on, ma räägin, mida ta siia sisse on pannud, aga see on suurepärane teos. Ja ma ei tea, kui paljud teist teavad seda, et isandad Basilatse ja Siinis plaanisid tegelikult Nõukogude Liidu territooriumile 3 torni, samasugust. 2 jõuti valmis ehitada. Need on siis Tallinnas ja Vilniuses, töötavad siiamaani. Leedulastel on läinud natukene kehvemalt, et nemad ei ole jõudnud remonti teha, nad praegu alustasid seda ja renoveerivad oma torni praegu. 3. torniga, mis plaaniti Sverdlovskisse, tänase nimega siis Ekaterinburgi, läks väga kehvasti, nad jõudsid 91. aastaks valmis ainult torni selle korstme osa ja ei antenne ümber ega seda kaunist 38 diameetriga
mütsikest või sõrmust sinna ümber ei jõudnud teha ja aastal 2017 lõpp nad otsustasid, et nad lasevad selle torni, hävitavad ära, õhivad selle torni ära ja sinna koha peale tuleb jäähall. Aga ega siis eestlasele sa ütled, et teate, me lõhume selle torni ära, teeme siia jäähalli, tema vaikselt mossitab kuskil, heal juhul sotsiaalmeediasse karjatab midagi, aga venelased läksid täiesti närvi, nad hakkasid helistama ja ma arvan, et ma andsin detsembris 2017 Jekaterinburgi sõltumatutele väljaannetele rohkem intervjuusid, kui ma Eesti ajakirjanikele andsin. Ja nad ütlesid, Jüri, tulge meie juurde, näekige, et torni saab majandada, et see on vahva, et siin kõik on võimalik. Ma ütlesin, sõbrad, kui see torn on teil 40 aastat peaaegu seisnud tuule ja vihma käes, siis mina küll ei ole see ekspert, kes ütleb, et sinna nüüd pange see küprok peale ja hakkabki tööle, et lasta ikka olla, et mõelge nüüd järgi, tänapäeval enam selliseid torne nagu korstnaid ei ehitata. Hiinlased on hästi aktiivsed uute tornide avajad ja see tehakse ikkagi sellise büroohoonena, kus kõige ülemisel korrusel on restoran, vaateplatvorm ja all on office'id, korterid ja hotelli osa, et Jekaterinburg ilus linn, mille poolest Jekaterinburg veel kuulus on, kas te teate? Kaks asja, just nimelt. Minul esimene assotsiatsioon tekkis kohe tsaari perekonna tapmisega ja teine, kui te sinna praegu satute, seal on Jeltsini memoriaal, väga võimas. Boris Jeltsin on ka seal alustanud oma teed. Nii et võt kahjuks meil kolmandat õde ei ole, on ainult 2 õde, Vilnius on remondis, meie oleme täna siin, nii et mina tänan selle võimaluse eest raadioamatööridele esineda ja ma annan mikrofoni üle Kristo Kaasanile ja oma kolleegile Levirast, kes räägib teile selle osa, mis teid rohkem huvitab, ma olen teise kindel. Ja kui on mulle küsimusi, siis palun. Siin olid sa. On kellegi mingi kiire küsimus ka? Ja, palun. Et kas vastab tõele see lugu, et kui teletorni planeeriti, võeti eeskujuks Martini vokaal? Vastab tõele? See on mingi liider legend. Ei ole. Tegelikult vastab tõele. Oli, kui te nüüd vaatate neid 2 torni külje peal, Vilniuse torni ja meie torni, siis Vilniuse torn on natuke munane, kumega. Ja see on tõsi lugu, et raeköögis meie arhitekt istus, kui tal plaan oli teha see ja vaatas läbi Martini klaasi ja mõtles, et tegelikult teeks selle torni kukli sellise koonuse ja tuli. Nii et see legend on õige. Kas oli alguses plaan, et see värk hakkab pöördema ka? Jaa, oli küll, ehk see restorani põrand, täna meil on seal vaateplatvorm ja restoran on viidud korrus kõrgemale, oli algselt plaanitud nii Tallinnas kui Vilniuses pöördema, aga olümpia tuli peale, ehitajatel läks kiireks ja Tallinna tornile tegelikult seda pöörlevat vööd põrandal ei jõutud ehitada. Ja minu kolleegid Vilniusest on mulle öelnud, et Jüri, sa oled õnne see, et sul see põrand ei pöörle. Sellepärast, et eile ma olin just ühe soomlasega koos, kes ütles ka, et 2 aasta tagune kogemus Vilniuse restoranist oli selline, et alguses esimesed 15 minutit see põrand sõitis väga ilusti. Aga siis hakkas äkki ja siis ta ütles, et pagan kõik joogid lendasid maha ja midagi ei saanud enam seal paikas, et parem on, et teda meil ei ole. Aga teate, kust see pöörlev restoran mõtte tuli? Ei oska öelda. USA-s ühes linnas, seal on üks pöörlev restoran ka tornis. Chicago's on nüüd ühel tornil tehtud renoveerimisega selline asi, et nad on võtnud üldse ära põranda 230 meetri kõrgusel ja sa istudki sellises klaasist põrandaga restoranis. Usun, et kõik ei ole selleks suuteks. Aga ma juba kulutan Kristo aega, ma annan mikrofoni üle, jään siia ja saan vastata. Palun. No nii, tere tulemast ka minu poolt. Nagu Jüri sissejuhatuses mainis, siis mina olen Kristo Kaasan, kutsungina tegelikult siis ES2 Kilo Alfa. Ma ei ole hetkel küll aktiivne, aga siin mõned aastad tagasi EV95 puhul tegelikult sai nagu viimati niimoodi tihedamalt olla eetris. Aga käsikabulaga sõidan ringi ja kutsun ja kuulan, aga selle Tartu maantee peal Tallinn-Võru vahet väga kunagi ei ole sattunud kedagi trehvama.
ma juhataks sisse tegelikult järgmise osa, kus siis räägiks sellest, et kui Jüri rääkis ära, et mis see torn endast kujutab ja kuidas siis selline kultuuri- ja turismi pool siin välja näeb, et mina siis Dmitri Lesmeti kaasabil tegelikult räägiks sellest, et milleks üldse see torn on ehitatud ja millega siis tänane Levira tegeleb. Ma annan sõna Tiimale ja seejärel, kui Tiima on ära rääkinud, siis natukene selle ajaloolise tausta ja siis selle traditsioonilise äri. Ma natukene võtan kokku siis selle poole, millega siis tänane niinimetatud digiteenuste ettevõte veel lisaks tegeleb, millest tõenäoliselt paljud tegelikult ei teagi. Tiima, palun. Tere, olen Dmitri Lesment, töötan siin tornis varsti 30 aastat. Esimene töökoht ja ma loodan ka, et viimane. Ja panin kokku siis, nimetus oli teekond ERSK-st Levirani ja panin Eesti Ringhäälingu saatekeskuse aktsiaselts, sai oma nimetuse 94. Enne seda oli lihtsalt saatekeskus. Veel varem oli Vabariiklik raadiotelevisiooni saatekeskus, mille kui sai teletorn valmis, siis see oli eraldi üksus ERSK sees, TRTSK jällegi, Tallinna raadiotelevisiooni saatekeskus. Ja kõik need lühendid andsid erinevad mõtted ja see 49% ja 51% sai 97. aastal 49% hakkas kuuluma TDF grupile ehk Prantsusmaa. Ja millest alati koosnes ERSK, nii kui me panime neid mastid ja saatjad püsti, kindlasti peab olema raadiotelevisiooni jaam ehk RTVJ. Ja üle 180 meetrit meil on hetkel 6 jaama, teletorn Orissaare, Pärnu, Tartu, Kuuru, Valgjärve ja teletorn ei ole kõige kõrgem nendest, nagu järgmisel slaidil seda näeb. Siis ülejäänud jaamad, kokku on 22 masti, Levira omad, pluss mõned väiksed abisaatjad töötavad siis rendikohtades ka nagu. Ja varem töötasid kui analoogtelevisiooni ajal siis Võhma, Kunda ja sellised kohad. Lühemad mastid on enamasti sprengelmastid, see on oma pära konstruktsiooniga mastid, sellised diafragmid seal käivad nagu ja siis tõmmitsad. Et natuke erineb see konstruktsioon sellest, mida me praegu näeme see mobiiltelevisiooni puhul. Ja kui edasi vaadata, miks siis Levira nagu üks huvitav asi on nagu, et ERSK inglise keeles oli siis Estonian Broadcasting Transmission Center, mis kõlab väga hästi ja nii edasi, aga see lühend, eriti kui venekeelse taustaga nagu, natuke ta kõlas natuke mitte nii nagu peab nagu. Ja siis mingi osa sellest nagu oli ka põhjuseks, miks oli ümber nimetatud Leviraks. Kindlasti olid ka teised põhjused, sellepärast et saatekeskus pidi tegelema mitte ainult signaali saatmisega, mingid teised nagu tegevuse valdkonnad ja sektorid ka pidid tulema ja Leviras siis selleks sobiks ka paremini. Samal ajal Eesti Telefon sai Elioniks seal aasta varem kuskil umbes nagu ja oli see ümber nimetuse nagu laine ja tsikkel. Siin lihtsalt üks pilt ühest raamatust, kõige kõrgemad ja kõige suuremad ja nii edasi. Siin korraga on 3 ERSK masti pildil nähtavad. Kõige kõrgem on Koeru, mis on 349 meetrit. Ja kõige kõrgem merepinnast on siis kindlasti Valgjärve. 187 merepinnast ja siis 3. alles on teletorn. Ja edasi juba tulevad neid Orissaare, Tartu ja Pärnu, mis on standardne konstruktsioon, nagu meil oligi see Gonsiori tänaval varem nagu 180 meetrit metallkonstruktsioon, iseseisev mast. Siis milles oli see erinevus nagu ERSK ja Levira, nagu, mida võib siia ette tuua. Et varem need jaamad kindlasti olid oma tehniline meeskond, siis vahetus ja meie isegi väga ei teadnud, mida kes teeb. Me tegime sama tööd, aga tegelikult ei tutnud üksteist.
Vot. Ja siis hakkas päris suur tsikkel, oli vaja tegeleda sellega, nagu, et ehitada kaugjuhtimist isegi vanasaatjatele, lampsaatjatele ja nii edasi nagu, ja monitooringud. Ja vot see monitooring ja kaugjuhtimine ümberehitus võttis kuskil 3-4 aastat ja peale seda ühelt poolt sai rohkem tsentraliseeritud, teiselt poolt see oli kindlasti suund, et personali arv vähenes. Nagu. Siin on lihtsalt pandud neid osad, millest koostab see tehniline osa, et saatjad meil, saatjate park on Rode Schwarz, NSC, natuke CTE-s on itaallased, Vigintas, Elti, Tredes, uus tegelane meie vaatest, nagu et me hakkasime osta Tredesi saatjat, Hispaania suur osa Televes kampaaniast, see suur korporatsioon Televes. Nagu. Siis liitmissüsteemid selleks, et kindlasti liita kokku mitme saatjate signaali ühele antennile. Ja vana nimega Terakom, nüüd see on Exir ja Leiro, meie kuulus Labari poolt tehtud filtrid nagu just FM diapasooni jaoks nagu ka, nagu, et Arne Õispuu, Matiga teab, nagu, kuidas neid ehitas. Nagu. Antennide osa, Rimsa, Katrein, Elti. No Rimsa on hispaanlased, Katrein sakslased, Elti Sloveenia firma, päris head antennid ka. Antenni feedri süsteemid siis kindlasti koosnesid feedritest, kuna võimsused olid suured varem, siis kasutasime minu ajal, varem olid need jäikfeedrid, neid on ikka juba painavad feedrid. Vaha feedrid 75 oomilised, 78 siis on läbimõõt ja 120 on ka läbimõõt, sellepärast et võimsused oli kuni 25 kilovatti, siis päris suure läbimõõduga need feedid pidid olema. Aga nüüd selle digiajastul põhimõtteliselt nad päris paljud on asendatud Draka feedritega 1 ja 5/8. Noh, põhimõtteliselt televisioonist, analoog-TV, siis oli Seekam värvisüsteem, siis oli üleminek palliks, siis pallist nagu tuli see ASO, analoog switch-off, peale seda DVB-T saatjad, digitaalsaatjad ja nüüd uus kuulus standard DVB-T2, mis võimaldab natuke rohkemgi. Ja nüüd, kui on telerid, on DVB-T ainult tuuneriga, siis on aeg osta endale DVB-T2 tuuneriga jälle telerit nagu soetada. Ja soovitavalt suure ekraaniga, sellepärast meie tulevik on see HD, kõrge resolutsiooniga pilt ja nii edasi. DVB-T2 võimaldab ka 4K. Ja, no, igatahes, see on ka meil plaanis lähiajal. Mõõteseadmed ja mõõtebuss, no mõõtebuss jah, kuna me kiirgame, siis peame mõõta ka nagu, et põhimõtteliselt meil on see mast, käib välja 10-meetrine ja on erandjuhtudel saab panna ka 18 meetrit kõrguselt nagu, ja seal on siis mõõteantenn ja siis hinnata, kas on vastuvõtt või ei ole. Ja televisiooni lihtsalt ma panin see seadmete park, see on Sweep Genekat 1119, TMZ81 oli suur stoika, et mõõta saatjad ja seal kompleks mõõtmised saab teha, sellest sai päris väike riist VSA, Rode Schwarzi oma ja FOD modulaator. Ja nüüd all pärast vaatame, nagu seal on see Katrein MSK 200 000, see on kaasakantav riist nagu põhimõtteliselt ja sellega saab, no ma ei tea, 90% parameetritest ja kontrollida üle ja häälestada ka nagu. FM-is nii kiiresti ei läinud, FM nagu siis Mati mõõtis erinevate asjadega nagu, oma stereokooderitega ja F-maas on ka Rode Schwarz, Lindos on üks inglane, Audemat ja Deva DB44, ma arvan, et mõned on tuttavad selle riistaga, see on lihtsalt läbi veebi, saab vaadata põhimõtteliselt raadio vastavõtja, aga seal pulgakesed jooksevad, nagu, et on näha, mis nivooga ja kas ületab või mitte nagu seda spektrinormi nagu, põhimõtteliselt. Siis RSK ei olnud kunagi rohkem kui 150 inimest tööl, ma nii vaatasin. Keskmiselt alati üle 100, aga no kuskil 100 pluss natuke. Aga alguses või seal nende saatekeskuse ajal nagu, no kuskil 90 tegelesid just tehnilise tööga. Praegu see tehniline staff, mis puutub saatjad, mastid,
liitmissüsteemid. On kokku 11 inimest, me ringleme läbi Eesti ja nii edasi. Miks siin on pandud 11-17, siis osa tehnika inimest on kindlasti näiteks IT, nad ei tegele ainult meie seadmetega, aga ilma nendeta praegu ka on hästi keeruline. Ja osalus põhimõtteliselt just nagu käivest või kuidas raha teenida ja nii edasi. Et see sama meie TV-FM, televisioon FM osa on kuskil pool ja ülejäänud osad on Levira tegeleb TV tootmisega, meil on paar bussi, üks nendest on väga selline väljastusbuss nagu ja ka annab juba 4K, ta annab, järgmist ei anna vist nagu jah, et 4K pilti toodab ja läbi satelliidi seda üles-alla nagu põhimõtteliselt, kui on tellimused, siis läbi maailma, mitte läbi maailma, aga siin kõrvalriigid, meie nagu spordi mingid sündmused, et see väljastusbuss teeb oma tööd. Fox on programmikeskus, põhimõtteliselt programmid jooksevad mingi allikast kuhugi tarbijani. Vahepeal on vaja panna kas Eesti subtiitrid, reklaami sisse lõigata, nii edasi, ja see ongi väljastus nagu. Ja neid programme võib olla mitu ja see on päris suur sektor praegu Levira tegevuses. Ja digiteenused, mis selle all täpselt mõeldakse, kõik see kokku, ma arvan, nagu, et noh, jah. Siin lihtsalt taustaks vaatame neid sinised, et hetkel see, millega oli TRTSK 89, see, mina tulin tööle, siis ma mäletan nagu. Et sinised tähendab, mis seis on täna, siis madalsagedused on välja lülitatud, Eesti DAB-i saatja hetkel ei tööta ka, FM läbi päris pika ajalugu nagu ikka töötab, ainuke asi, et varem saatjad asusid esimesel korrusel, nüüd me viisime nüüd üles 23. korrusele. Aastast 2014, kui sai siin vahetatud FM-antenn nagu ülevalt. Siis detsimeetri raine 29 kanal ka, mitu saatjad ja siis praegu see Multiplex 1, mis on üleriigiline katvus 100%. On Rode Schwarz saatja, töötab väga hästi, nagu väga korralik kasvus. Ja neid sinised, mis all, nagu, neid tulid juurde. Uued sagedused ja uued võrgud, näiteks Eesti Meedia ja Allmeedia. Nad olid kunagi RSK-s, pärast läksid ära, olid oma mastides, mitte omaga, kasutasid korstnad, tornid ja nii edasi. Aga aasta 2 tagasi said tagasi tulla. Mõned pildid, üleval on Pärnu, niimoodi näeb välja saatja, siin kui käime all, siis umbes samad kastid, ülemine osa väiksed plokid, ergutid 2 tükki, siis võimendid ja vahepeal mingi kontrollblokk ka nagu liitmissüsteem, Valgjärve. Vot neid me ehitame ja ümber ehitame seoses selle sageduse muutmisega, et meil võeti ju 200 megahertsi viimaste 4 aasta jooksul ära nagu telka jaoks nagu neid kõrgemad sagedused. Siin on see sama torn, aga mitte hüppamiseks, vaid töö tegemiseks nagu. See vasaku kätt on UHF antenn, see sama Rimsa, sama tüüpi antenn on siis ka Valgjärvel, Koerus, Kohtla-Nõmmel ja Pärnus on natuke, seal on Katariini antenn. Ja siin on see Sprengeli osa nagu näidiseks ka nagu. Et just sellised maastid mingi vastuvõtu antenniga, konkreetselt see on Viiratsi, Viilendi. Ja nüüd Vladimirile ma ei tohi seda pilti näidata. See on see sama 100% katvus. Meie saatejaamad 34 ja suured rõngad ongi neid suured mastid, miks rohelised, see on siis horisontaalpolarisatsioonis nagu, ja punased on vertikaal polarisatsiooniga nagu. Ja see on siis konkreetselt MUX 1 katvuse pilt. Ja jah, aga kui su, jah. Isegi rohkem
kui Eesti ka. jah. No siin on, sõltub tegelikult, emasagedus on siin, näiteks Tallinna sagedus on 28, kanal 530 megahertsi. Aga neid punased on ka SFN-is sama sageduslik võrk, seetõttu nad ongi vertikaalis, et mõned neid abisaatjad töötavad, nad võtavad vastu signaali emasaatjast ja saadavad edasi samal sagedusel. Aga kuna sama sagedus hakkab segama nii edasi, et lahti sidestus saavutada, selleks on vaja antenni vertikaalis või teises positsioonis hoida. Ja selles ongi vahe. Ja samad suured jaamad. Ja niimoodi on aga kui minna mõõta bussiga ja nii edasi, kindlasti leidub sellised kohekesed või puud lähevad lehtedesse või veel midagi juhtub ja seda pilti mõnikord on keeruline saavutada. Kätte saada. Ja, kust tundub? Ja see pilt on natuke just lõigatud. Et Ruhnu omab oma retranslaatori, mis võtab vastu Pärnu signaali, saadab Orissaare sagedusel välja ja 10-vattine saatseke seal on. Ja seal on see meresidemast ja mingi telka siis konteiner ja seal asub see Rodesvartsaatja. Seal isegi on see diversity vastuvõtt, et 2 vastuvõttu antenni põhimõtteliselt ja siis kui mingid ülilevi, mingid sellised probleemid, siis natuke see päästab. Ja Ruhnu oli siis esimene digitaliseeritud Eestis saar, siis kui meie endine juht Mart Einpalu käis seal Ruhnu ja lülitas analoog-televisiooni välja ja digitaaltelevisiooni sisse. Tegelikult kohalikud inimesed seal väga ei vaata kindlasti maapealse televisiooni. Igaühel on see taldrik ja vaatavad satelliiti. Aga niimoodi show jaoks on. Keeruline regioon on siin Põhjarannik. Nagu te näete, siin on siis natuke Tallinnast tuleb. Isegi Kooru ulatub. Siis on eraldi Pehka jaam vertikaalis. Ja siis on veel 1, 2, 3, põhimõtteliselt siin on ka 4 ka abisaatja. Et just sellepärast, et suvilatini, see on järsk kallak mere poole ja see signaal lendab üle, selles mõttes on vaja juurde ehitada midagi, et inimesed saaks pilti kätte. Et annan tagasi Kristole. Või on küsimused? Jah? FM-i kõrval digiraadiot ka lähiaeg on loota Eestis. Kvaliteet oleks võrratult parem, läbi õhumannust. Ma saan aru, et te küll kõrvetasite oma näppe 20 aastat tagasi sellega, kas siis maksid sellised vastuvõtjad 400 eurot, mitte 40. Ja teiseks vahepeal on edasi arendus DAB+, mida nüüd kasutavad siin Norras ja Saksamaal. Ja ma olen ise sinna kanti Saksamaal reisinud ja olen nausinud kodu, see ei taha enam FM-i kuulata, see eriti, sest ma olen piirkonnas, kus FM-i stereoteid on lihtne saada. Ja isegi tarkvaralisi võimalusi, näiteks encodereid teha ja multiplexereid, nii et mina olen päri ja nõus, aga see sõltub just regulatsioonidest just riigi poolt ja see on päris keeruline küsimus, sellepärast siis tol ajal, kui meie DAB siin käis tornis, oli sama teema meie kliendiga, et vastus oli okei, las see DAB käib, me anname isegi programmid sisse ja nii edasi, aga kes selle eest maksab? Et Tartu Soinaste masti kohta. Jah. Mis mõttega see avati? Sinna paigutatakse praegu, Levira paigutab kanaleid ringi. Kui on olemas Valgevre, kus katab ära nihukese maa. Ja tõsised probleemid on praegu Tartus pildi kätte saamise ja vaatamisega. Et Valgevre mass tapab lihtsalt kinni selle. Ta ei tapa kinni, lihtsalt see on häälestamise küsimus. Asi on selles, siin on keeruline olukord, sellepärast mõlemad kandvad ühel sagedusel on olemas. Ja. No jah. Mul jääb, kui ma olen põhja pool Tartu ja vaatan sealt ülevalt Narva mäe otsast, vaatan Tartu Soinaste masti peale, siis ma vaatan ka kohe otse taha, vaatan selle Valgevre peale. Ja need 2 signaali, kui ma vaatan T2, vaatan, siis hakkab T2 hakkima teil pilt. Mõtke, vaadake seda asja.
meie uurime, Lähtemägi on liiga hea. Tütraadiga võtta. No eks ta nii on, et eks te ju teate ise väga hästi, et sellist ideaalset olukorda alati saavutada ei olegi võimalus, aga selles suhtes me alati nagu vaatame neid kaebuse pöördumisi nagu omalt poolt ka, et mida saab paremaks teha ja kus kohas see signaali vastu võtnud ja mida ja kus kohas siis mõjutavad. Aga ma läheks siit natukene edasi tegelikult siis selle Leviraga, mis meil täna siin, jah. Kasutab kusagilt DVB-2 Lite standardit või on plaanis? Lite'iga ei ole suht plaanis midagi. Et DVB-2 meie tahame kasutada just kõrgresolutsiooni jaoks, siis tegelikult maht nii suur kui võimalik ja siis Lite. Jah, et seesama UHD teema käis siit ennem küsimusest ka läbi või mainiti, et siis meil on plaanis sel aastal käivitada üks uus MUX testimiseks, kuhu peale siis saame panna siis ühe UHD kanali testiks. Et ei olegi selles mõttes võib-olla seal kanalit, vaid pigem on ta võib-olla sellise testprogrammi või testsisu näitamiseks. Nagu Kamin kanal. Näiteks. UHD Kamin. Vot, aga noh, see kõik tuleb. Vot, aga kes nagu Levira täna on, et me oleme nagu enda jaoks seda mõtestanud ja sõnastanud niimoodi, et me tahame olla siis partner ettevõtetele, kes ise ei soovi omada tehnoloogiat, vaid tahavad keskenduda siis rohkem sisule ja enda tegevusele. Et nagu näiteks televisioonifirmad, et ei pea teadma üks teleettevõtja sellest, et kuidas signaali edastused käivad, kuidas need kodeeringud käivad, kuidas need asjad kokku pannakse, live-ühendust ja nii edasi. Et me oleme nagu selle koha peal nagu abiks ja saame selle töö nagu ise ära teha. Ja laiast laastus siis Levira tegevus täna koondub nagu 6 erinevaks valdkonnaks. Et millest me juba rääkisime, oli siis telekomi taristu, et meil on siis kõrged mastid, 22 Levira enda masti, pluss siis lisaks on siis meil rendikohad, kus kohas meil on siis väiksed abisaatjad. Meil on TV tootmine, ehk et samad spordivõistlused, mis oli eelmine aasta Rally Estonia ülekanded, bobi kelgutamised Siguldas, et selles suhtes selline suhteliselt suur ja huvitav valdkond. Meediahaldus, ehk et see, mida ka Dmitri juba mainis, et meie see playout center ehk siis väljastuskeskus, et me võtame telekanalitelt vastu sisud, me töötleme neid, lisame subtiitrid, reklaamid ja saadame siis signaalid laiali. Selle jaoks me kasutame ka enda siis meediavõrku, mis meil on siis põhimõtteliselt virtuaalsena siis loodud üle kogu siis Kesk- ja Ida-Euroopa, ehk et me täna saadame kanaleid siit samast tornist Dubaisse, Türki, et Istanbul, et need olid nagu sellised kaugemad kohad, et kus on, pluss siis need lähiriigid. IT-teenused tuli suhteliselt suurelt sisse peale seda, kui analoogtelevisioon välja lülitati. Seesama keldri vundamenti sisse jääv ala, mida siis vanasti kasutati jahutusseadmete tarbeks, vabanes ja seal on meil siis täna circa 1000 ruutmeetrit pinda, kuhu kohta on siis välja ehitatud erinevad datatsentrid, andmekeskused, kus kohas me siis pakume nii räkipõhist lähenemist, et klient saab tulla, rentida endale räki, saab U-kaupa endale pinda võtta, või siis on meil kliendid, kes on siis võtnud sellise white room'i lahenduse, ehk et me anname nendele elektri,
anname internetiotsad kätte ja ülejäänud osa siis teevad kõik nemad seal sees ise ära. Torni jookseb sisse elekter kahes erinevas feedis või alajaamast. Meil on enda alajaam siin allkeldris, pluss siis meil on 3 diiselgeneraatorit, mis siis katavad ära siis selle torni toimimise sel juhul, kui nüüd mõlemad õlad siis ka kaablist peaksid katki minema. Et hästi kiirelt need alad üksikult ära, see on seesama uusim HD3 siis buss, millest juba rääkis ka Dmitri, et see on võimeline siis tegema, vist oli 16 kaamerat on tal standardis peal, pluss tal on siis abiauto ja meil on ka siis eraldi siis SNG ehk satelliitvõimekusega bussid juures, mille kaudu on võimalik seda pilti saata siis üles satelliidi peale ja siis välja laiali jagada. Siis on sama see meediahalduse pool, ehk siis kogu see väljastusteenus, monitooring, et kui nüüd pärast on siis see gruppidesse jagamine ja kui üks grupp käib siis ka läbi siis saatekeskusest, et Dmitri saab jalutada ka mööda siis meie sellest samast monitooringukeskuse ruumidest, et sealt klaasi tagant on võimalik näha siis, et kuidas see keskkond välja näeb ja palju neid ekraane on seal, et mida siis tegelikult jälgitakse. Et meil on siin majas 24/7 monitooring, inimesed on kogu aeg tööl, me jälgime ise enda süsteeme, jälgime neid oma maste, saatjaid, mis on eetris, et kui on mingisugust probleemid, siis reageeritakse seal jooksvalt. Sama meediavõrk, millest ma rääkisin, ehk et me ei oma ise fiibrit, välja arvatud Tallinnas, kus kohas siis siit teletornist üks ots läheb siis Sõlesse, teine ots läheb Hädalasse, mis ringi me saame kasutada. Aga kõik see on siis eraldi siis selline meediavõrk, mille peal on võimalik jagada laiali videosignaale siis meie siis partneritele ja klientidele. See ringhäälingu pool juba on siis seesama, milleks me enda maste TTT jaoks põhiliselt kasutame. Et siin toimuvad arengud pidevalt, et näiteks eile siis käivitati MUX 7 nüüd uus kanal, ehk viidi tegelikult ETV Plus ka üle nüüd MUX 7-sse, et täna siis on kõik siis Rahvusringhäälingu kanalid HD-s kättesaadavad ja vaadatavad. Lisaks on siis meie partneriks siin tänane Elisa, varem siis Starmani Zoombox, mille kaudu siis Elisa elamuse kliendid vaatavad siis antenni TV-d. Ja enamus siis sama FM-võrgust, mis siin juba jutuks oli, on siis opereeritud läbi meie. See sama Taabi teema on olnud siin nagu õhus ja küsimusi ja palju nagu tuleb seda sisse, et nii kui tuleb see nõudlus ja vajadus nagu ka siis selle sisu tootjate poole pealt, siis tõenäoliselt nagu ta ükskord hakkab nagu sinnapoole arenema. Aga samas vaadates nagu tagasisidet seesama see Norra case tegelikult, mis sai esialgu vähemalt suhteliselt sellise negatiivse kriitika osaliseks, et küll helikvaliteet seal langes ja nendel oli mägedes seal probleemid signaali vastuvõtuga. Et võib-olla tänaseks on see asi juba nagu ära lahenenud. Aga väga palju on ka siis